kutsuti siia ja siis ma mõtlesin, et jälle peab rääkima 10 minutit Foorum teatrist ja see tundub alati võimatu ülesanne. Sest minu jaoks Foorum teater on midagi sellist, mis see on umbes nagu keegi paluks teile kirjeldada sinist värvi. Või mis maitsega on vesi. Et ma ei suuda 10 minutiga rääkida Foorum teatrist. Siis ma mõtlesin, et elus peab õnne olema, et prooviks siis. Ma olen Arvamusfestivalil käinud, eelmine aasta ma olin niimoodi, et ma läksin sinna kohale, kuulasin mõnda arutelu, ma ei öelnud mitte ühtegi sõna, seal nendes aruteludes rääkisin ainult oma abikaasaga ja läksin minema. Kas keegi on sama teinud? Väga hea. Üle-eelmine aasta ma käisin Arvamusfestivalil niimoodi, et mind tõmmati kaasa mingisse arutelusse, et ma pidin avaldama arvamust, kas kellelgi on sama juhtunud. Okei. 3 aastat enne seda ma olin Arvamusfestivalil moderaator. Kellelgi on seda ka juhtunud. Okei, väga hea. 4 aastat tagasi enne seda ma olin üks nendest esinejatest. Kas kellelgi on seda ka juhtunud? Ei, väga hea. Nii et näete, mina olen seal alla käinud repil. Ma loodan, et teil nagu sama olukord ei ole. Aga näete, see aasta ma olen siin laval juba, nii et see on juba päris suur areng. Miks ma rääkisin teile neid erinevaid rolle on see, et ma tahan näidata teile meetodit, milles on potentsiaal lõimida vähemalt 3 nendest 4 rollist, mis ma teile just rääkisin. Ja ma ise siin laval olen eelkõige 3 rollis. Esiteks ma olen üks MTÜ Foorum teatri juhatuse liige ja ma räägin teile Foorum teatrist. Siis ma lähen sujuvalt üle Foorum teatri juhatuse liikme rollist Foorum teatri jokkeriks, kes on siis Foorum teatri läbiviija. Ja lõpus, kui ma liiga kaua ei räägi, siis ma võtan ka siukse oma erialase töö või siukse ülikooli õppejõu, teadlase ja kodaniku rolli ja räägin, miks Foorum teater võiks olla kasulik Arvamusfestival. Aga selleks, et rääkida, mis on täpselt, kas keegi teab, keegi on Foorum teatri etendusel või mingil üritusel, osa on väga hea, teistel äkki siis on natukene põnevam. Teeme alustuseks siukse lihtsa sulgudes eelneva kõneleja väitel nõmeda käetõstmisharjutuse. Kui ma ütlen paarisarvu 2, 4, 6, tõstate parema käe. Kui ma ütlen paaritu arvu 1, 3, 5, tõstate vasaku käe. Tavaliselt see hetk, kus kõik hakkab mõtlema, kumb see parem, kumb see vasak käsi on, eks ole. Proovime. 4, 17, 2452, 3772, 77, 5, 2, 0. Foorum teatri mõte ei ole kunagi selgitada välja ühte arvamust. Foorum teatri mõte on lõhkuda seil publiku ja lava vahel, kas need on näitlejad või esinejad või keegi teine. Meie eesmärk on tekitada dialoogi. Ja selleks mul oleks tegelikult vaja ühte kiiret vabatahtlikku, kes tuleks siia ja aitaks mul ühte asja teha. Kas on publikust keegi julge, kui ei ole, siis ma kutsun kellegi korraldajatest. Korraldajatest ei teadnud seda, okei. Kas keegi korraldajatest tuleb? Peidavad ennast postid taga. Tulge korraldada Arvamusfestivali. Okei, seisa palun seal. Teeme niimoodi, et sina tuled minu suunas, käsi ette sirutatud, mina tulen sulle vastu niimoodi. Ja kujutame ette, et siin sellel väiksel teatri laval, kus me oleme, sinu elu eesmärk on suruda minu kätt. Saada käepigistus. See on kõik, mis sa tahad. Rohkem sul elus pole mingit mõtet. Eks ole, sa võid kasutada kõiki vahendeid, välja arvatud vägivald. Okei? Vaatame, kuidas sul see välja tuleb. Kas publik on valmis? Suurepärane. Nii, läks. Mis sa tahad? Kes sa oled? Mis sul viga on? Mingi imelik inimene. Okei, lõpeta ära. Lõpeta ära. Palun lõpeta. Teie ka mitte keegi lõpeta. Teeme talle aplausi. Ma küsiks sul paar küsimust. Esiteks, mis tunne oli, kui sind vägisi lavale toodi? Halb, muidugi. Ehk siis reegel number 1, ärge sundige inimesi lavale kunagi tulema. See ei ole hea. Teine asi oli see, mis su idee oli? Kuidas sa üritasid seda käe surumist kätte saada? Üritasin enda vägivaldset poolt tagasi hoida. Üritas oma vägivaldset poolt tagasi hoida. Teie eesmärk oli kätt suruda. Kas tal õnnestus see? Ei õnnestunud, eks ole. Mis sa arvad, miks sul ei õnnestunud? Ma polnud piisavalt vägivaldne. Polnud piisavalt vägivaldne, väga adekvaatne vastus, et jääks võid tagasi minna. Mis te siin nägite, ei olnud Foorum teater.
seda võib öelda, et see oli väike Foorum teatri mudel. Reaalsuses see jätkuks niimoodi, et ma küsiks teilt, mida see inimene oleks võinud teisiti teha, et saada käesurumine kätte ja teie tõstate käe või ütlete, et oleks võinud proovida seda, et ta ütleb, et ma olen Kersti Kaljulaid, sinu president, suru mu kätt või mis iganes. Ma annan sulle 100 eurot, kui sa surud mu kätt, ma koperdan, mis iganes. Ma oleks oodanud teilt kui publikult mõtteid, aga ma ei taha neid kuulda, ma tahan neid näha, et te tuleksite lavale ja näitaksite neid. See on see, mis on Foorum teatri mudel. Miks ma ka ütlesin, et ta ei ole Foorum teater, vaid mudel on see, et see olukord ei olnud reaalne. See oli pärast väga kunstlik. Ja kõige olulisem on see, et tegelikult kedagi väga ei kottinud see käesurumine. Ehk siis, mis siin hetkel puudus, oli selline asi nagu empaatia. Foorum teatris me räägime hästi palju sellest, et kõige olulisem on puudutada inimest. Puudutada seda inimest, kes on publikus, tekitada temas empaatia ja mitte ajada sassi sõnaga sümpaatia. Me räägime ikkagi empaatiast. Ja mis tähendab seda, et Foorum teater mõtleb välja loo koos teiega siis või nendele, kes on mõeldud publikule. Publikul on alati mingi identiteet, neil on mingi ühisosa. Teie peate ütlema, mis on ja me mõtleme välja loo, mis puudutab neid inimesi. Et see ei oleks kunstlik, et see oleks päris. Meil pole mõtet teha teile näiteks lugu, ma ei tea, a la Valga pensionäride ravimite kallidest hindadest. Suure tõenäosusega vaadates demograafiat enamus teid ei huvita see. Ehk siis Foorum teater on nagu rätsepa ülikonna õmblemine. Me teeme loo, mis puudutab publikut ja siis, kui see päriselt puudutab publikut, see inimene tuleb lavale, sest ta tunneb empaatiat. Ja see on esimene selline võtmeasi. Nüüd teine asi on see, et nüüd ma lähen siit edasi, et miks see Foorum teater võiks olla kasulik, on see, et ma olen näinud seda töötamas. Ma olen näinud Foorum teatrit töötamas üle 10 aasta. Ja Foorum teatri, ütleme, siuke ideoloogiline isa on Brasiilia haridustegelane nimega Paulo Freire, kelle ideed siis rajasid kriitilise pedagoogika teooria, kus ta ütleb, et 2 asja on olulised. Üks on dialoog ja teine on siuke mõiste nagu praksis. Dialoog, ma arvan, teil kõigil arusaadav. See on kogu Arvamusfestivali mõte, nagu me siin alguses kuulsime, tuua inimesed kokku, algatada arutelu ja nii edasi ja nii edasi. Foorum teater usubki, et me saame tulla probleemiga, mitte lahendustega ja koostöös inimestega, kes on seal kohal, koos lahendada neid. Sest oluline pole ainult mitte see, et mida inimene mõtleb ja ütleb, vaid see, kui ta tuleb lavale, nii-öelda lavale ja proovib reaalsusele teha. Kui tihti teil on olnud see, et tundub, et asi on hästi lihtne, hakkab tegema, on keeruline. Kui palju te teate, et teil on sõpru, kes ütleb, ma olen 5 minuti pärast kohal ja siis neil läheb pool tundi. Üks asi on öelda, teine asi on teha, eks ole. Ja teine asi, mida siis Freire õpetas, oli praksis, mis tähendab seda, et see on teadlikustatud tegevus. Ja seda ma olen ka täna siin hästi palju kuulnud, et mis on selle Arvamusfestivali mõte, kuhu me tahame jõuda ja nii edasi ja nii edasi. Ja praksis minu arust olekski võib-olla see lahendus. See ei tähenda usapäisa tegutsemist, vaid see tähendab teadlikustatud, mõtestatud tegevust aktiivsete kodanikena. Nüüd võib-olla kokkuvõtteks saakski öelda niimoodi, et Foorum teater ei ole mitte mingil moel mingi imerohi või imemeetod, mis lahendab kõik teie probleemid ära. Absoluutselt mitte. Foorum teater sobib teatud spetsiifilisse konteksti, kui teil on selline soov. Aga Foorum teater on kõige paremini kokkuvõetav sõnadega, et see ei ole mitte revolutsioon, aga see on harjutus revolutsiooniks. Me proovime läbi erinevaid ideid, teie publikuna proovite läbi erinevaid ideid, panete teisi mõtlema, Foorum teater ei toimu ainult siin laval, vaid Foorum teater toimub teie peas ja siis äkitselt kunagi tulevikus te teete revolutsiooni. Ja mina näen samamoodi seda Arvamusfestival. Arvamusfestival ei ole see, mis toimub Paides need 2 päeva. Arvamusfestival on see tegevus, mis toimub pärast Arvamusfestivalit edasi. Nii et veel kord kokkuvõtteks Augusto Paali ehk siis Foorum teatri looja sõnadega, et julgege olla õnnelikud ja küll siis elu läheb ka paremaks. Aitäh!